Kell on 10:30, me oleme Tartus Maarjamõisa polikliiniku ees ja me tulime siia verd andma. Minul on see esmakordne kogemus ja need punktid, mis nad mulle ütlesid, need ma kõik täitsin enne vere loovutamist ära. Ma loodan, et ma päris põrandale ei kuku, aga igal juhul lähme vaatame, kuidas see vere loovutamine käib. Nii, ja kui me sisse tulime, siis ma juba ootasin, et võib-olla juba ootavad siin naisterahvad mind suurte süstaldega, aga tegelikult õnneks see päris nii ei ole. Et ikkagi sa tuled siia, siin inimesed võtavad sinu käest dokumendi, siis ikka vaatavad, kes sa oled ja alles siis nüüd hakkavad pihta järgmised etapid, et hakatakse mul siin määrama veregruppe ja nii edasi kõik, aga mida täpselt tehakse, ega mina ka veel täpselt ei tea, nii et saame kohe seda kõike teada. Edasi tuleb teil minna palun number 4 monitori juurde ja siis vastate meie tervise küsimustele. Nii, nüüd on siin mul monitor, kus on siis ees igasugused küsimused ja ma pean hakkama neile vastama. Et üldse, kas tahetakse minu verd või öeldakse, et kuule, halloo mees, sina kui täna verd anda ei saa. See on nagu riigieksam, võib-olla riigieksam enda kohta. Nii, nüüd on see tehtud ja lähme vaatame, mida me järgmisena peame tegema. Ja mis meil nüüd siin siis tead? Veregrupi ja hemoglobiini saate teada. Kusjuures, et ma nagu miskit mäletan, et peaks olema AB reesus positiivne, kui see peaks olema nii, aga ma ei ole üldse sellest kindel. Veel ma kuskile pikali ei kukkunud, aga kõik on veel ees. Et siia tuli mõlemasse sisse, siis on AB ja reesuse osas samuti. Ma teadsin õigesti seda. Nii, see ruum, kuhu nüüd operaator ei võinud tulla, seal me rääkisime need samad küsimused üle, millele ma vastasin, et kõik oleks ikkagi õige. Ja mõõtsime mul vererõhku. Vererõhk on natukene madal, aga põhimõtteliselt ei ole hullu, et ma saan ikkagi verd anda. Anti siis üks selline pulver, seal on siis kofeiini ja C-vitamiini ja miskit veel ja siis jook. Selle ma pean nüüd enne sellist vere andmist ära jooma ja siis sööma. Ja siis hakkabki see põhiline asi meil pihta. Võtame siis selle enne vere andmist ära. Ei olnudki miskit hullu. Ma mõtlesin, et ta nagu jahu selline kuiv, aga nagu mingi C-vitamiini drops, mis võetakse ja lastakse keele sulada. Nüüd hakkab see torkamine siis pihta. Oi, sorry. Ja kätt eest ära ei tõmba, eks ole? Ei tõmba. See on huvitav tunne, aga mitte midagi hullu. Kui te nüüd olete selle vere ära andnud, siis natuke aega peate kukkuma siin meie juures, hakkab kohe teil kohe täis saama. Näete, midagi enesetunne on hea. Enesetunne on hea. Et ma lasen õe lahtuseks siin. Ja siis natuke aega siin veel meie juures registratuuris istute ja joote siin kas siis koopi või teed või lihtsalt olete meie juures, et kohe ära jookse. Veri on antud ja ei olnud siin tegelikult mitte midagi hullu. Asi läks kähku ja mul on praegu enesetunne väga hea. Kui sinul on hea tervis, siis aita neid, kel seda pole. Mine verd loovutama.